Tere! Vaatame, kuidas kasutada Google Classroomis ruubrik hindamissüsteemi. Kui me oleme esialgu natukene rohkem vaeva näinud ning oma hindamissüsteemi valmis teinud, siis tulevikus kiirendab see kindlasti õpilaste hindamist ning annab ka õpilastele rohkem tagasisidet, mille eest nad kui palju punkte said. Näiteks teeme ühe uue ülesande, mille sisu võiks olla anekdoodi kirjutamine. Vajutan Great, Assignment ja ülesande nimi, anekdoot. Õpilastele instruktsioonid. Kirjutage vastusena üks hea anekdoot. Palju ülesandest punkte anname? Kirjutan siia, et ülesande eest saavad õpilased 10 punkti, kuupäeva ei märgi, teemat ei märgi ja ruubrik. Vajutan pluss märgi peale ruubrik ja me saame valida, kas me loome uue ruubriku, kasutame juba olemasolevat ruubrikut või impordime ruubriku Google Sheetsist. Praegusel hetkel loome uue. Tingimata me ei pea ruubriku puhul kasutama punktilist hindamist. Me võime lihtsalt kasutada seda ka tagasiside jätmiseks. Praegu aga vaatame näidet, kus me kasutame just punktilist hindamist. Esimene kriteerium, millega me võiksime anekdooti hinnata, on see, kui naljakas nali on. Võime siia kirjutada ka pikema kirjelduse, kus me selgitame täpsemalt lahti, mida me siin hindame, mille põhjal me hindame ja nii edasi. Ehk siia tuleb pikem kirjeldus. Ja nüüd punktide juurde. Maksimum, mis naljakuse eest võib saada, on 3 punkti. Ja level title oleks siis selline lühike 1-2-sõnaline kirjeldus selle taseme kohta. Ja võiks olla siis näiteks väljapaistev. Ja kirjeldusse kirjeldame täpsemalt, et mis see väljapaistev oli. Näiteks nali oli väga naljakas. Vajutame plussmärgi peale ja lisame ühe uue taseme. Õpilane saab 2 punkti, taseme pealkiri näiteks väga hea ja kirjeldus nali oli päris naljakas. Lisame veel ühe taseme, punkte 1 punkt, taseme pealkiri keskpärane ja kirjeldus natuke muigasin. Ja lisame viimase taseme, siis 0 punkti, taseme pealkiri puudulik ja kirjeldus ei olnud naljakas. Lisame mõne kriteeriumi veel. Võin vajutada siia plussmärgi peale, mille puhul luuakse täiesti tühi kriteerium või ma võin ka seda eelmist kriteeriumit tegelikult duubeldada, kopeerida. Loon praegu täiesti uue kriteeriumi. Teine kriteerium nalja puhul võiks olla näiteks naljapikkus. Naljapikkus. Siia tuleks jällegi täpsem kirjeldus, see ei ole nõutud, jätan selle praegu tühjaks. Ja punktid. Ütleme, et õpilane saab 3 punkti juhul, kui nali oli täpselt paraja pikkusega. Täpselt paraja pikkusega nali. Ja praegu jätan siia pealkirja täiesti panemata, et see ei ole ka nõutud. Õpilane saab 2 punkti, kui nali oli sobiva pikkusega. Sobiva pikkusega nali. Ja õpilane saab 1 punkti, kui nalja pikkus oli natuke liiga lühike või liiga pikk. Lisaks lisan veel ühe kriteeriumi, mis võiks olla töö õigeaegne esitamine. Ja siia lisan ainult 2 taset. Esimene tase, mille eest saab 2 punkti, kui töö oli esitatud õigeaegselt. Ja teine 0 punkti, kui töö oli esitatud hilinemisega. Ja nüüd, nagu me näeme, siis kõikide kriteeriumite eest saades maksimumpunktid on õpilasel võimalik maksimaalselt teenida 8 punkti. Kui me esialgu määrasime oma ülesande väärtuseks 10 punkti, siis automaatselt arvutatakse need 8 punkti suhtesse 10 punktiga. Ehk siis, kui õpilane saab kriteeriumite puhul 8 punkti kokku, saab ta ülesande eest ikkagi kokku 10 punkti.
kui õpilane saab kriteeriumitega kokku 4 punkti, saab ta ülesande eest kokku 5 punkti. Salvestan ülesande ja lisan ülesande õpilastele. Vaatame järgnevalt, kuidas näeb lisatud ülesanne välja õpilase vaates. Avan teises sakis õpilase vaate ning ma näen, et mulle on lisatud ülesanne pealkirjaga anekdoot. Klikin selle peale ja ma saan vaadata ruubrikut kohe siit samast, klikkides selle peale ja vaadata, mille eest on võimalik kui palju punkte teenida. Klikin X-ist kinni või siis avan ülesande ning saan vaadata seda sama hindamissüsteemi siit ülesande alt. Klikkides ühe noole peale saan avada ühe kindla kategooria või klikkides siia 2 noole peale saan avada kõik kategooriad. Ma näen, et maksimum, mis ma saan kategooriate eest punkte teenida, on 8 punkti ning ülesande eest maksimum on 10 punkti. Kui hindamissüsteemiga saadud maksimumpunktide arv erineb ülesande maksimumpunktide arvust, võib see tekitada õpilastes segadust. Seetõttu oleks just nooremates klassides võib-olla parem, kui need punktisummad oleksid omavahel võrdsed. Ehk siis käesoleval juhul saaks kas ülesande eest 8 punkti või siis muudaks hindamissüsteemi nii, et maksimaalselt saaks teenida 10 punkti. Lisame nüüd õpilasena siia oma vastuse. Vajutan Add or Create, teen uue Google Docsi, avan selle dokumendi, kirjutan siia maailma parima anekdoodi, tagastan selle õpetajale. Turn in. Liigun nüüd tagasi jällegi õpetaja vaatesse, et näha, kuidas õpetaja vaates hindamine käib. Lähen õpetaja vaatesse, otsin ülesande anekdoot ja ma näen, et üks õpilane on ülesandele vastanud. Vastanud on Peeter. Ma saan klikkida siin õpilase nime peale ning näiteks, kui ma juba tean, mis selle õpilase vastuse sisu on, ma saan ka hinnata kohe otse siit samast. Näiteks panen siit 2 punkti, väga hea. Ja samamoodi ma saan selle kriteeriumi lahti klikkida, valida siit erinevaid punktiskoore ja sama ka teiste kategooriatega. Või ma saan avada selle õpilase esitatud töö ja teostada hindamist juba siit. Töö oli esitatud õigeaegselt, jah, 2 punkti. Ma saan jätta õpilasele ka privaatse kommentaari. Päris hea nali. Postitan õpilasele privaatse kommentaari. Ning ma näen, et kuigi õpilane teenis hindamissüsteemi kohaselt 4 punkti 8, siis kuna ülesande maksimumpunktid olid 10 punkti, teenis õpilane tegelikult 5 punkti 10, ehk siis pooled punktid. Me saame seda ka muidugi ise käsitsi muuta, näiteks kui õpilane ei saaks kokku päris ümmargusnumbrit. Vaatame 6,25, siis me võime ka seda käsitsi muuta, näiteks ümardada ülespoole 7 peale ja tagastada õpilasele tema töö. Tagastan õpilasele töö ning lähen jällegi õpilase vaatesse, et näha, kuidas õpilane oma tagastatud tööd näeb. Ja juba ongi õpilasel tagastatud töö, ta näeb, et on saanud 7 punkti 10 ning ta näeb, mille eest kui palju punkte ta on saanud. Naljakas nali, keskpärane, nalja pikkus, sobiva pikkusega ja töö esitatud õigeaegselt. Ja õpetaja kommentaar, päris hea nali. Kui te loote mõne ruubrik hindamissüsteemi, mis ei ole nii spetsiifiline nagu käesolev, siis te saate neid tulevikus ka mitme ülesande juures taas kasutada.